Võrumaa toidukohtades käib sel nädalal 3. kohvikute ja restoranide nädal, mille käigus oodatakse umbes 1000 toidusõpra maitsma võromaise kaubamärgi Umamekk egiidi all valmistatud toite. Nädala jooksul pakutakse 5 toidukohas 3-käigulist erimenüüd, mis on inspireeritud Võrumaa traditsioonilistest maitsetest ning kus vähemalt pool kasutatavast toorainest pärineb kohalikest taludest ja meiereidest. Selle nädala jooksul on võimalik 5 erinevas Võrumaa toiduettevõttes käia maitsmas Umamekk kohvikute restorani nädala erimenüüd hinnaga 15 €. Tee sai tegelikult alguse tänu ööbikoru Villa peremehele Alarile. Ta tegelikult on paar aastat juba arvanud, et meil võiks olla selline tore omanäoline kohvikute restoranide üritus, kus siis pakutakse midagi väga toredat, kohalikku ja maitsvat, et just meelitada siis selliseid toidukurmaane siia Lõuna-Eestisse rohkem. Ja sealt see idee siis lõpuks välja kasvaski. Esimene kord oli meil lihtsalt kohvikute restoranide nädal, siis pookisime sinna juurde veel Umamekki ehk siis kohalikud toidutootjad ja tundub, et see õigustas ennast igati ära. Lisaks võrumaiste toitude tutvustamisele soovivad restoranid ergutada ka inimesi rohkem väljas sööma ning leida lisakliente varakevadisel vaiksel hooajal. Me olime algusest peale selle juures, et 1,5 aastat tagasi, kui me mõtlesime, et selline asi võiks olla, et see tundus nagu tore asi, mida koos teha, kuna nii kevadhooaeg kui sügishooaeg on sellised perioodid, kui kliente on tegelikult vähem kui tavapäraselt, et just nimelt elavdada restorani kohviku elu sellel perioodil ja see on suurepäraselt ennast õigustanud. Väga huvitav, et kui tavaõhtutel tundub just, kui Võru linna inimesed on talveunne läinud või siis kevadunne, et aga kui on restorani nädal algamas, siis järsku inimesed aktiveeruvad, tulevad nii-öelda koopast välja ja järsku on palju inimesi Võrus. Kui tavaõhtutel seda pigem ei märka, siis nüüd järsku märkab, et siiski inimesed pole Võrust kuskile kadunud. Et see on nagu tore. Ja see näitab tegelikult seda, et mis on oluline, et pigem restorani hinnatased kardetakse millegipärast, et kui on tegemist restoraniga, et kindlasti on seal hinnatase liiga kõrge ja pigem mitte sinna oma nina pista, aga see on natuke vananenud arusaam, see on vale arusaam, võib-olla on Tallinnas nii, aga Võrus see päris nii ei ole ja täiesti vabalt, miks mitte tavaõhtutel tulla õhtusööki nautima perega korra nädalas, et täiesti okei, et soovitan.